aga näitaks ja räägiks sulle natukene siis traktori hooldusest ja puhastusest ka, mida võiks teha vastavalt vajadusele igapäevaselt. Nii, õlivarras jääb siia, õlipunn jääb siia. Küttefilter on siin ja õhufilter jääb täpselt siia ülesse. Et neid siis vastavalt vajadusele kontrollida. Raskemate tööde puhul ikkagi igapäevaselt vaata kontrolliõli ja õhufiltri puhtust, et kui ikkagi tolmu sees sõidad, siis võiks ka jällegi igapäevaselt, aga ei pea. Lisaks radikate hooldus on hea, lihtne ligipääs, restid ees ja jällegi samamoodi, et vastavalt töölaadile ja vajadusele ikkagi hoida puhtana. Aga jahutusvedeliku taset? Jahutusvedeliku tase jääb siia poole. Potsik on siin näha ja ülevalt saab juurde kallata seda. Lisaks panime sulle ka siia ühe 800-kilose pommi ette traktori raskused EU poolt tehtud, mis on varustatud ka. Oho, varandusega. Varandusega, jah. Väga hea. Topeltrattad õmmitsed ja mõned konksud. Ja. Siit saab kütet ilmselt ja siit ja saab AdBlue. Roheline on küte, sinine on AdBlue. Juhul kui jääda. talvine periood on, siis siia ka plokisoojenduse kaabel olemas. Nii. Ja hüdroõli näidik on tal siin ilusti. Aha. Ja läheb siia. Ja siis palun siit rikkevoolu hüdroõli mitte siia tagasi kallata. See tuleb siis utiliseerida vastavalt seadusele. Aga kui ma läbi särgi filtreerin? Ikkagi ei. Trussikud ka ei sobi? Ei. Hüdrosektsioonid on siis jaotatud alt ülesse, esimene, teine, kolmas, neljas. Ilusti käru vedamiseks või mis iganes haagisel pidurisüsteem õhk. Ja kui tahad endale traktori ekraani peale kas külvikupulti manada või väetise külvikut või pritsi, siis isopussi pistik on siin ilusti olemas. Aga L-sporte praegu vist ei ole? Neid hetkel küljes ei ole. Aga see on ka mingi huvitavat? Siin on see ühe liiniga piduri, kärupiduri, kui on soovi. Ja siin vist on ka mingi tagasivool veel? Siin on vaba tagasivool toodud. Super kui, mis on sinu agregaatidel vajaduseks. Tagasilla hooldus koha pealt. Käiste määrimine on siia välja toodud, siin ja siin pool. Siis lisaks ripssüsteem, määrdekoht on siin, määrdekoht on siin ja kolmas jääb siia ülesse. Neid ka siis vastavalt töölaadile. Selline kuldne keskmine on 100 tunni tagant. Aga juhul, kui teed näiteks randaalimistööd tagarippes randaaliga või adraga, siis võiks ikkagi korra nädalas lüüa siia ka määret vahele. Või siis lisaks ka alati jälgida, et pikap konks oleks määritud. Ja samamoodi ka pikap konksu kohta, et kui sa ei kasuta seda, siis ikkagi paar korda hooajal võtke välja, tehke ilusti puhtaks, sest muidu kipub see tolm ja kõik sodi sinna ladestuma ja ta jääb väga hästi sinna kinni. See punn ei tule enam välja lõpuks? Punn ei tule välja ja sa ei saa ka konksu kätte. Ja. Kabiinifilter jääb tal siia, taha peitu. Aha. Siia saab sööfiltrit ka panna? Jaa. Ja salongifiltrid jäävad siis sisse mõlemale poole istme taha. Sööfiltriga ka siis ikkagi vastavalt vaadata valmistaja kuupäevale. Selline nii-öelda säilivusaeg on tal ikkagi. Et ei ole see, et sa kevadel paned selle filtri sisse ja siis tõmbad aasta 2-3, et tegelikult võiks ikkagi vastavalt hoiustada ja ka utiliseerida seda. Ja samaga, kui sa neid sööfiltreid hakkad endal vahetama, siis ikkagi kindad kätte, mask ette. Et kuna filter püüab kinni igasugused peenosakesed, mida sa ei taha, et sul kabiini tuleb, et siis sa võiks ikkagi käidelda ka seda vastavalt õigesti. Ja hoiustamise mõttes ka ikkagi, kui sa tead, et sa oled mingi pritsitöö ära teinud, lähed tavalist põllutööd tegema ja paned oma tavafiltrit tagasi sisse, siis võiks hoiustada seda gripkotis ilusti.
Tüüpiline kasutusaeg äkki oli umbes 3 kuud või midagi Circa 250 tundi 3 kuud jah, et tegelikult kui sul on selline suur farmipidamine nagu sinul siin, siis ma eeldan, et sa vahetad tegelikult 3 korda aastas. Jah, et oma filtrit, ja talveks alati siis välja võtta ja utiliseerida õigesti. üle talve nad kevadeks on niikuinii juba hapud. Nii jah. Okei, mis siin veel põnevat on? Kuna tegemist on uue masinaga, siis selline 8 tunni tagant kontrollida nädala aja jooksul kindlasti ka rattapoldid üle. Ahah. Et 600 Newtoniga. Et ei tekiks mingisuguseid probleeme. Aku jääb tal siia alla. Näed sa seda siit ja juhul kui on vaja akule rohkem ligi pääseda, siis on siit treppolti lahti, trepp eest ära. Aga juhul kui on vaja mõnele vanemale pillile voolu anda, siis siit on ilusti otsepääse tagatud. Klaasipesuvedelik siia. Aga kui see pill jääb mingi hetk vanemaks, siis siit saab sellele ka täkku anda? Jah, võid siit sellele ka täkku anda. Kas antenni võib iga õhtu maha korjata, juhtub midagi pistikuga? Ei juhtu midagi, sest antenn ja traktor on omavahel nii-öelda seotud, et kui sa võtad antenni küljest ära, paned antenni peale, siis kalibreeringud on ikkagi jälle olemas. Me oleme õhtuks ära võtnud igaks juhuks, jah. Lihtsalt jälgida seda, et pistik läheks õiget pidi, siis kui paned pistiku vale pidi, siis tulevad sulle igasugused kännprobleemid. Just, teada teema juba. Jaagup, äkki on sinul midagi masina kohta küsida, mida tahad rohkem infot teada? Kuna me oleme kasutanud varasemalt 6R 215 masinat, siis tundub, et see on selle väiksem vend. Et üsna sarnane. Ma näen, siin on toimunud mingeid mudeli uuendusi, mis mulle meeldib ja mulle väga meeldib see uus antenn, millel on satelliidi pealt RTK. Et see tundub põnev asi ja uus Gen 5 pult, et eks ta vajab natuke harjumist, aga tundub hea süsteem. Ja, et see Starfire 7000 ja 7500 annavad võimaluse siis Andres Jassikul, kui sul on näiteks soovi SF1 sageduse pealt minna üle RTK täpsuse peale, siis arvutis teeb circa 3-4-5 minutit ja on sul ilusti RTK signaal olemas. Ja Gen 5 ekraaniga on siis juba ka olemas autotrack nii-öelda standardis ja ka sektsiooni juhtimine. Ja näiteks ka antud masin on siis varustatud advanced litsentsiga, et sul on autotracki kaardi taustaks on Google Mapsi põhi ja samas saad ka siis näiteks neid autopad põllupiire endale manada. Kas selle Gen 5-ga sai, vaata 4. generatsiooniga sai Jassik lihtsalt vaadata, mis mul ekraani peal toimub? Kas Gen 5-ga saab Jassik seal ise ka juba midagi näppida? See tuleb kunagi tarkvara uuendusega. Okei, et sellega on võimalus olemas, aga... Jah. Okei. Aga mina soovin siis masina mõnusat kasutamist ja juhul, kui tekib küsimusi, siis võid alati mulle helistada. Super, suur tänu!